Tänases lühikeses videos me räägime siis minu jaoks üliolulisest asjast, mille jaoks on valgus. Lisaks valgusele on ka väga oluline heli. Antud videost ja sellest helist me räägime küll pisut hiljem. Tegemist on siis üliägedate Nanlite'i toodetega. Neil on tootesortimendis väga palju erinevaid valguseid nii profidele kui ka algajatele. Minu jaoks väga lahe toode, mis Nanlite'il on siis sellised valguspulgad. Neid on võimalik osta erinevates mõõtmetes, need on siis kõige pikemad siin kõrval. Ja see on siis väike mudel, mis neil ka olemas on. Tal on ülilihtne menüü taga, lülitada sisse. Siin on erinevad režiimid, sa saad muuta valgustemperatuuri, tugevust, erinevaid efekte teha, ülimalt mugavad asjad. Sa saad pika seriga fotot teha, selliste pikkade tubidega sa võid mõnusasti valgusmaalingut teha. Lisaks on mul siin üleval üks mix-paneel, mis on samuti mitmevärviline ja väga võimsad. Siin taga võin näidata teile veel ühte väikest sellist toodet, mis on selline väike paneel. Väga võimas. Sellel väiksel paneelil on väga hea omadus, et tal on olemas taga magnetriba, mis on üldse Nanlite'i toodetel päris populaarne, et sa saad igale poole raua külge teda panna, magnetiga külge. Et saad siis ükskõik kuhu selle kinnitada. Lisaks on väga hea lihtne nendega opereerida, kõik nupud on külje peal. Enamus väiksed valguseid siis Nanlite'i poolt on väga lihtsasti laetavad, et topid lihtsalt juhtme taha ja on ta siis USB-ga laeb. Nad on üldiselt väiksed lambid, siis on üldiselt aku pealt, et nad kestavad üpris kaua, kui tahad näiteks väljas filmida või pildistada. Järgmiseks huvitavaks tooteks, mis siis on natukene juba professionaali poole, on selline Forza 60 siis püsivalgus. Lahe on nende valguste juures see, et neid on erinevad, et neil on 300, vist isegi 500, 100 kandis ka midagi, et sellised valgused isegi professionaalsel võttel väga mõnus kasutada, et USAs hästi paljud just Nanlite'i kasutavad ja kiidavad seda taevani. Hinna osas on ta selline keskmine, et ta ei ole kõige kallim. Ehituskvaliteet on super hea, sellised tugevad alumiiniumkered, väga korralikute kinnitustega. Isegi see alumine statiivi kinnitus on neil selline tugev alumiinium. Siia otsa siis on võimalik panna erinevaid kopsikuid, aksessuaare. Antame kõigepealt siit selle kaitse eest ära. Et siit võid siis panna rahulikult endale igasugused erinevaid kopsikuid ette. Sobivad ideaalselt nii foto kui videotööks. Kõik tooted tulevad mõnusasti pakendatult. Väiksed lambid sellistes kottides, suuremad lambid juba suurtemates kottides, väga tugevad, väga hea kasutada. Suured tubid tulevad ka suures pikas kotis, väga hea transportida. Võtsin nüüd ülealt keskelt selle bicolor paneeli ka alla. Tegemist on siis LED-paneeliga. Kõik nupud ja asjad on tal siin taga. Ülimalt mugav kasutada. Tuleb mõnusa kotiga, hea transportida. Üpris kerge. Siia sa saad isegi lisada V-mount aku taha. Ehk siis saad ka kusagil väljas seda vabalt kasutada. Valguse puhul ei ole alati vaja väga palju valgust, väga tugevat valgust. Et võimegi siin tegelikult näidata mõnda erinevat setti, mida on võimalik teha. Et esimest setti te nägite, näitame seda korraks uuesti. Seal on ainult mix-paneel ülevalt alla. Võtame siit natuke valgust vähemaks. Praegu hetkel siis tulevad ainult need 2 pikka tubi siit kõrvalt. Zoomisin natuke kaadrit sisse poole, et ei oleks valgusid ennast siin pildi peal. Aga võtame kohe järgmiseks sellise asja, et võtame siit valgus maha. Nii, nüüd on tegelikult ainult üks valgusallikas. Et tegelikult on juba selline imitatsioon, et sa saad näiteks kontorist teed tööd rahulikult. Paneme siia juurde veel näiteks. Nüüd lisasin ühe lisavalguse veel, mis näitab siis tegelikult taha taustale, et siis taust tuleb rohkem välja. Siit võime veel lisaks panna sellise väikse paneeli. Nüüd siis on tegelikult 3 valgust. Et panin nüüd väikse kontra ka sealt tagant. Et tegelikult ei ole nagu palju valgust vaja, ei ole väga võimast valgust vaja. Kõik valgused on mul siin tegelikult poole võimsuse peale. Ja nagu ma ütlesin, minge vaadake Drone.ee poodi või vaadake kodulehekülje peale. Neil on päris suur tootevalik seal koha peal ja minge leidke endale sobiv. Valgustest on räägitud. Nüüd ma tahaksin täpsemalt rääkida sellest kaamerast, millega ma seda videot teen. Ja sellest mikrofonist, mis mul siin kaelas ripub. Tegemist on siis Osmo Pocket 2-ga. Osmo Pocketiga on äge see, et sa saad pilti otse telefonist vaadata, mida ma siis tegelikult kogu aeg siit jälgin, sest ennast ise on ikka raske filmida. Tavaliselt ma panen selle videopildi siia endale ette,
vaatan, kuidas valgus on ja kuidas üldse kompositsioon ja kõik muu välja paistab. Ülimalt mugav kasutada. Mis on Osmo juures väga lahe, ta on stabiliseeritud väike gimbal. Ta tuleb koos väikse mikrofoniga, mis siis on wireless ja salvestab otse Osmosse heli, mis on kindlasti parem, kui teha näiteks videot kaameraga, millel on siis näiteks suundmikrofon või isegi telefon. Et kui sa keerad telefoni ümber, siis tegelikult mikrofon võtab sinna poole, kui sina räägid siin. Et noh, super asi selliste väikeste videote tegemiseks. Rääkides veel sellest Osmost, siis sellega saad pilti teha, hyperlapsi teha, slow motionit saad teha, timelapsi, kõike seda saad teha läbi telefoni, väga lihtne. Osmol endal on ka väga lahe tegelikult väike ekraan, mille pealt sa saad kõiki asju juhtida. Ta on ülimalt väike ja ülimalt mugav kasutada ja kvaliteet on minu jaoks väga hea.